kuidas harjutada kordamööda mängu ja kiirust paremas käes. Väga hea on, kui sa oled enne teinud seda kutsumisliigutust, kutsumisliigutuse harjutust. Kui sa ei tea, mis see on, vaata videot, sest see aitab sul selle õige liigutuse hästi sisse harjutada, enne kui sa siis seda kiirust hakkad sisendama oma. Ja kiirust teeme 3 erinevat rütmi, taad, tiidid ja tiridirid, ehk siis 4-ndikud, 8-ndikud ja 16-ndikud ja 4 lööki siis. Ja vali tempo selle järgi, et sa napilt suudad selle kõige kiirema siis teha. Aga on ka täitsa okei teha alguses see, et sul on 2 aeglane, kiire ja nii kiire, kui sa saad. Ehk siis alguses 4 tükki aeglast. Siis on topelt kiirust. Oluline on siis peaga käia kaasas see meeldum. Siis püsib asi ühtlane. Või mõnedel on lihtsam, võtame nüüd teine keel järgmisena. Samm, jooksen ja siis on turbokiirus. Ehk siis samm, jooksen, turbokiirus. Midagi sellist. Oluline, et need erinevused siis säiliks. Ja siis teed sama asja ka esimesel keelel. Kui algusharjutustesse seda teed, siis sõrmed on harjunud kenasti kordamööda jooksma ja ka kiiruses on nad head. Ja siis võid juba liikuda muude asjade juurde. Head harjutamist!